tere ilusad pealelõunad ka minu poolt, et palju tuttavaid nägusid ja sellest lähtuvalt on ka tõesti kergem olla, nii nagu Tarmo ütles, et ehk te kohtlete mind hellalt. Aga et aega on vähe, siis ma ei räägi teile väga palju sellest, et kuidas on sügisene ilm Raplas, et tõesti selles mõttes kerge nostalgia oli, et kuidagi oli jäänud meelde, et 2002 ja 2005 ja 1999 aasta kohalike valimiste eel niisugune 10 päeva, et alati oli ilus ilm siin Raplamaal. Et õnneks seekord ma ei pea seda tegema ja võib-olla mitte kunagi enam. Aga see selleks, räägime energeetikast. Et ma panin enda ettekande pealkirjaks Eesti tarbijate elektrivarustuskindlusest ja ühe asja, mille ma tahaksin kohe siin sissejuhatavalt ära klaarida, on see, et mis sellises avalikus arutelus ikka tihti kipub segi minema, et varustuskindlus ja elektri hind, need on kaks erinevat asja. Et vastupidi, et mida kõrgem on hind, seda parem on varustuskindlus, ehk et ka täna näeme seda, et paljud elektrijaamad, mis on olnud varasemalt, me oleme aastaid siin Nord Pool Spoti süsteemis nautinud väga odavat elektrihinda siin tasemel 30-40 eurot megavatt-tund, et jaamad, mis on olnud pikalt hoolduses, on tulnud tegelikult tagasi, eelkõige soojuselektrijaamad, millest lähtuvalt iseenesest võimsusvaru seda talve vaadates on oluliselt parem kui võib-olla mõnel eelneval aastal. Ehk et varustuskindlus ja elektri hind, need on kaks erinevat asja. Tihti on nii, nagu ka praegult, et kõrgem hind tähendab ka potentsiaalselt paremat varustuskindlust, kuna on rohkem jaamu, mis on potentsiaalselt kasutatavad. Küsimärk, ja mitte ei jääks siin vale mulje, küsimärk on täna pigem nende jaamade kütusega varustatus. Ja olgu see siis kütus gaas, olgu see kütus vesi ehk elektrijaamad, mis siis kasutavad vett, primaarenergia allikana, hüdroelektrijaamad, et Norras on kuskil 32 teravatti vett praegult puudu ja kindlasti järgmised 3-4 nädalat on ääretult olulised, vaadates, kuidas siis Norra hüdroreservide täituvus hakkab olema. Aga kõigepealt üks sõna minu enda ettevõttest, mida ma juhin, Elering aktsiaselts, et oleks ka siin selgus majas, et Elering ei müü ega tooda elektrit. Meie oleme need, kes elektrit üle kannavad ja vastutavad selle eest, et tuled põleks, kodud oleksid soojad, ehk et kogu Eesti elektri- ja gaasisüsteem toimiks. See on meie missioon, nagu ma ütlesin, see on see, miks meid on loodud ja see slaid nüüd omab juba tähendust ja ka sellist väärtuspõhist tähendust, ehk et me näeme, et me tahame hoida Eestis tuled põlemas ja kodud soojad kliimaneutraalsel moel ja toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet. Ehk et siin on sellist 3 sammast, varustuskindlus, tuled põleksid, kliimaneutraalsus ehk et energiasektori dekarboniseerimist toetada, olgu see siis Euroopa Liidu kliimaeesmärgid, olgu need siis Eesti rahvuslikud kliimaeesmärgid, sest ilmselgelt Pariisi kliimakokkuleppe eesmärk, et hoida globaalne temperatuuri tõus alla 2 kraadi industriaalse ajastu eelsest ei ole võimalik saavutada ilma selleta, et energiasektorit dekarboniseerida. Kuskil globaalsest kasvuhoonegaasi heitmest 70% tuleb energiasektorist. Ja kolmas kindlasti väga oluline, kui me räägime majandusest ja majanduskonverentsil, et hoida Eesti majanduse konkurentsivõimet. Et me kõike seda teeme selliselt, et lisaks sellele, et me ei reosta ja tuled põleksid, et meie majanduslik heaolu selle juures kasvaks. Hästi lühidalt, et mis sa salateks need viimased kuskil 6 või 1,5 sellist tihedat energiadebatti lähtuvalt
siis kõrgetest elektrihindadest, mis on toonud teema arutelu alla, on minu jaoks võib-olla toonud välja sellist 4 põhilist väärtuskonflikti, ilma mida mõistmata võib tõesti jääda täiesti arusaamatuks, mis energeetikas toimub. Ja minu jaoks need 4 sellist põhilist konflikti on see, et inimtekkeline kliimamuutus. Et loomulikult, kui ma ei usu, et inimtekkeline kliimamuutus on olemas ja eesmärk, et me peaksime kasvuhoonegaaside emissioone ohjama, et kui see ei ole midagi, millest te usute või mis on teie jaoks oluline, siis tõesti võib tunduda, et see kõik, mis energeetikasektoris toimub, on täiesti arusaamatu. Toimub täiesti mingi arusaamatu tõmblemine, et miks me ei võiks kivisöe ja põlevkivipõhiste soojuselektrijaamedega elektrit edasi toota. Et see kindlasti on nagu hästi põhimõtteline, fundamentaalne nagu arusaama lähtekoht. Teine on see, et kui me ei usu ja ma näen seda hästi palju, et energia on vabaturukaup nagu iga teine kaup nagu rukis. Et paljud inimesed arvavad jätkuvalt, kui energeetikadebatis, et elekter on midagi sellist, mida riik peaks pakkuma, elekter on midagi sellist, mida peaks ühiskond sisuliselt tasuta andma või andma fikseeritud hinnaga, mitte turuhinnaga ja lõppkokkuvõttes riik peaks otsustama, et millised elektrijaamad, millise tootmisviisiga, millistel kütustel elektrit toodavad ja kust. Aga see nii ei ole, et elekter on täpselt samasugune vabaturukaup nagu iga teine vabaturukaup. Kolmas oluline aspekt on see, et kas Eesti tarbijate varustuskindlus peaks olema tagatud ainult Eestis olevate elektrijaamade põhiselt või on elektrijaam Lätis või elektrijaam Soomes Eesti tarbija varustuskindluse seisukoha pealt sama hea kui elektrijaam Eestis. Ja ma räägin siin varustuskindlusest, ma ei räägi siin laiemast majanduse konkurentsivõime küsimus, ma ei räägi töökohtadest, ma ei räägi majanduslikust heaolust. Ma räägin sellest, et kuidas hoida tuled põlemas. Et kui on tunne, et igal juhul me soomlasi või lätlasi ei saa usaldada, siis võib ka see tänane Euroopa Liidu ühtse energia siseturu, ühtse Euroopa Liidu energiavõrgu ehitamine tunduda täiesti arusaamatu kontseptsioon. Ja neljandaks kindlasti, mida ma ka siiski üllatavalt olen selles viimases debatis siin täheldanud, et kas me saame hoida tulesid põlemas ainult koos nende riikide ja rahvastega, kes jagavad meiega samu väärtusi või on meie jaoks ka okei see, kui meie energiasüsteemi töö sõltub nendest riikidest, kellega me samu väärtusi ei jaga, nagu Venemaa ja Valgevene. Et kui nendele 4 küsimusele ei ole põhimõttelist konsensuslikku väärtuspõhist kokkulepet, siis ei saa ka järgnevates sammudes, et kas on, mis kütuseid kasutada, kas ehitada ühendusi, kas teha muutus fossiilsete kütuste põhisest energiatootmisest taastuvallikate põhisele energiatootmisele, siis ei saa ka nendele küsimustele vastata, kui nendes põhimõttelistes printsiibilistest asjades ei ole kokkulepet. Nüüd on ka küsimus, et minnes konkreetsemaks ja siin on väga palju väljendatud muret sellest, et kas siis Eesti elektrivarustus on tagatud või ei ole. Et kindlasti on ja me kohe tuleme välja ka nii selle aasta talve üle-euroopalise winter outlookiga, siis talve energiatootmise ülevaatega, kui ka pikaajalisega kuni 10 aastat ettevaatavalt, et ilmselgelt Euroopas on täna elektrijaamasid oluliselt enam kui Euroopa tiputarbimine. Küsimus on hinnas ja see on täpselt nii, nagu ma sissejuhatavalt juba ütlesin, hind on täitsa teine asi. Nord Pool Spoti hind saab minna kuni 3000 euroni megavatt-tunnist. See on selline ülemine lagi, millega on käpitud ära, et kui sellel hetkel nõudluse pakkumise kõverad ei ristu, siis süsteemi operaatorid sekkuvad. Ise küsimus on lihtsalt see, et kas keegi on suuteline poliitiliselt ära kannatama sellist hinda. Et
vaadates siin hindasid 100-200 eurot megavatt-tund, siis ilmselgelt juba selle hinnataseme juures tundub ühiskondlik valulävi olevat selline, et seda ei kannatata ära. Ehk et turumehhanism on võimeline minema palju kaugemale kui ühiskondlik aktsepteering elektri hinna suhtes. Ka selle hinna juures, mida me täna näeme, Baltikumis veel on hulga elektrijaamasid, mis seisavad ja mis ei tööta. Ehk et põhimõtteliselt, kui elektri hind kujuneb viimase elektritootja muutuvkulu põhiselt, mida täna teevad hinna gaasijaamad, siis on veel hulga gaasijaamasid Elektrinais Leedus, mis tegelikult seisavad. Ehk et nad on suutelised, nad on olemas, nad lähevad käima, aga seda hinnasignaali, et neid veel käima panna, ei ole olemas. Ehk et seda hirmu, et ei oleks tootmisvõimsust, ei ole olemas. Aga kindlasti nüüd on küsimus üle-euroopalises vaates ja ma siin eristaksin Baltikumi või Läänemere regiooni ja Euroopa omavahel ära, ehk et on gaasi kättesaadavus. Ja kui tõesti Euroopas gaasihoidlate täituvus on kehva, siis see ei ole kaasus Baltikumi jaoks. Baltikumi talvine gaasivarustus toimub kõik Inčukalnsi maa-aluse hoidla põhiselt ja Inčukalnsi täituvus on kuskil 80%, isegi kommertskasutuses olevast mahust 90%, ehk et kindlasti üle aegade keskmise, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt Baltikumis olevate gaasi elektrijaamade tööks vajalik gaas on Baltikumis olemas. Küsimus on nüüd, et kas Gazprom tahab viia selle mingis ulatuses Nord Stream 2 tööle hakkamise järel loode Venemaale tagasi või mitte. Aga see on siis juba põhimõtteliselt ka veidi siiski meie kontrolli all, kas me laseme seda juhtuda või ei lase, kui meil peaks tekkima endal teatud tarneraskused. Aga lisaks kõigele sellele, et kui turg ei peaks välja kandma varustuskindlust, et meil on ka põhimõtteliselt kokku lepitud sellised järgnevad sammud, et kui me siis näeme ettevaatavalt, et ei ole piisavalt võimsust, mida me teeme, et on selline strateegilise reservi mehhanism, mis on sisuliselt siis riigiabi skeem elektritootjatele, et kui me näeme, Vabariigi Valitsus sel kevadel kehtestas Eesti varustuskindluse standardi 9 tundi aastas ja see 9 tundi ei tähenda, et 9 tundi oleks blackout, vaid 9 tundi võib olla siis aastas neid tunde, kus tootmine ei kata tarbimist, aga seal ei ole võetud siis arvesse, et ka tarbimine on kasvavalt paindlik ja lisaks sellele on veel ka TSO ehk siis Eleringi enda reservid, meil on 250 megavatti Kiisal avariireserv elektrijaam, mida me turul ei käivita, mis ootab ja vaatab täpselt seda hetke, kui tekib mingi avarii. Ei ole võtnud neid ressursse arvesse, aga ka kõike peale seda, siis printsiibina, kui peaks jääma puudu, on selline strateegilise reservi mehhanism, kus me siis maksame mingitele elektritootjatele selleks, et nad hoiaksid mingeid võimsusi, mis turul ei mahu ja turupõhiselt muidu viidaks ära. Ja Eesti puhul need eelkõige on siis Narva elektrijaamad või mingid plokid Narva elektrijaamades. Täna me ei näe, et seda vajadust oleks, sest alati võiks ju osta niisuguse täiendava kindlustuse, aga me kõik tarbijatena peame selle täiendava kindlustuse kinni maksma. Et sellepärast ka siin avalikus arutelus on jäänud mulje, et Elering on elektrijaamade vastu. Ei, me kindlasti ei ole elektrijaamade vastu, aga me oleme elektrijaamade vastu, mida tuleb meil tarbijatena täiendavalt subsideerida. Et kui keegi teeb mingi elektrijaama, mis tasub ära turupõhiselt, super, me oleme 2 käega selle poolt, aga me ei tahaks seda, et täiendavalt elektritootjad subsideerida, nii nagu taastuvenergia tasu näiteks täna, eks ole, maksame kõik kokku kuskil 100 miljonit aastas, mida makstakse siis teistpidi toetustena taastuvenergia tootjatele välja. See strateegiline reserv oleks tegelikult täpselt samasugune mehhanism. Aeg läheb uskumatult kiiresti. Veel üks siuke segadus, mida ma ikkagi jätkuvalt näen ja mis mulle siiski tundub, et on ära klaarunud nüüd nende nädalatega, et
elektriarve ja elektrikomponendi osakaal elektriarvel, et ikkagi alguses, kui siin see elektri hind läks kõrgeks, siis inimestel läks nagu totaalselt sassi, et mis on elektroni hind seal arvel ja mis on elektriarve tervikuna, et tänase hinna juures elekter on kuskil pool elektriarvest, ajalooliselt on olnud ta tavaliselt selline kolmandik. Kolmandik võrgutasu, millest siis ütleme 1/3 põhivõrk, 2/3 jaotusvõrk, 1/3 aktsiis, käibemaks, taastuvenergia tasu ja 1/3 elektri hind. Ja tänu millele tegelikult see elektri hind on olnud nii odav 2014. aastast alates, mis iseenesest selles 10% meie võrgutasus kajastub, mida siis Elering teie käest küsib, on see Estlink 2 investeering. Estlink 2-ga me sisuliselt kuni eelmise aastani olime osa Soome elektriturust, ei toimunud, ehk need 2 Estlinki kokku 1000 megavatti oli piisavalt jäme toru, kui nii võib öelda, selleks, et hoida Eestit osa Soome elektriturust. Täna on olukord muutunud ja kindlasti me selles vaates kaalume või analüüsime tõsiselt Estlink 3 ehitamise vajadust, sest see juurdepääs eelkõige seal polaarjoone juures ehitatavatele täiendavatele tuuleelektrijaama võimsustele võiks ka pikaajaliselt hoida Eestis elektri hinda madalal. See on see investeeringute vahe, aga ma lähen siit üle, nii nagu ikka, liiga palju slaide. Mis ma tahtsin selle slaidiga näidata, on see, et ka üks see on snapshot Nord Pool Spoti koduleheküljelt, et see ei ole mingi Eesti spetsiifiline probleem. Et see on kogu Euroopa küsimus täna ja lihtsalt ka majanduse konkurentsivõime mõttes, mis on nagu alati oluline, et kõik need, kellega te konkureerite, eks ole, ütleme meie peamised, Urmas kindlasti võib täpsustada täpse statistikaga, aga ütleme, tõenäoliselt on meie suuremad eksportturud Saksamaa, Rootsi, Soome, ma peast enam-vähem ütlen. Et tegelikult ka nendel eksportturgudel on täna oluline hinnakasv aset leidnud, kontinentaal-Euroopas, Briti saartest rääkimata. Et selles mõttes, et see ei ole selline Eesti spetsiifiline probleem, et Eestis on jätnud keegi midagi tegemata. Kui me jagame neid 4 väärtust, mida ma eelnevalt kirjeldasin ja mis on kindlasti Euroopa üldise poliitika põhimõtete järgne. See on pilt veel korra sellest, et mida ma juba mainisin, et siin on ka olnud nagu palju sellist arusaamatust, et kuidas siis elektri hind või kes teeb elektri hinna, et mis on selle elektri hinna tõusu põhjus, aga tundub, et ka nende nädalatega on see siiski selgeks räägitud, et mitte CO2, vaid tegelikult eelkõige kütused, eelkõige gaasi hind on see, mis täna kõrget elektri hinda dikteerib. Mida meie saame teha ja me oleme ise ka küsinud, et mida meie saame teha selleks, et siis majanduse konkurentsivõimet, kui te mäletate, et sellest missioonist, eks oleme, oli tuled põleks, et me dekarboniseeriks Eesti energiatootmise ja et oleks majanduse konkurentsivõime tagatud, mida meie saame siis teha selleks, et Eestis oleks parem elektri hind. Et me saame teha mõningaid asju, et esiteks me hoiame Estlingit töös. Et Estlinkide töökindlus on kuskil 99%, palju kõrgem kui tavaline soojuselektrijaama oma, et me hoiame Estlinke töös. Et me saame võimalikult palju siis osa sellest, mis ka seal pildi peal oli, et Põhjas, Põhja-Norras, Põhja-Soomes, Põhja-Rootsis on odavad eelkõige hüdroelektri jaamade võimsused, et me saaksime sellest võimalikult hästi osa. Teiseks, et me oleme öelnud, et 2026 koos sünkroniseerimisega kaob ära Venemaa elekter, aga et see üleminek oleks selline graduaalne, et me ei võtaks ära seda Venemaa elektri pakkumist ühe korraga, sest kui võtta see tükk ära, siis põhimõtteliselt see elektrijaam, mis teeb elektri hinna, selle muutuv kulu on potentsiaalselt veelgi suurem.
kus koha peal nõudluse pakkumise kõverad ristuvad, et me liiguksime nii-öelda välja või see phasing out oleks selline graduaalne. Kolmas ühendus, mida ma rääkisin, taastuvenergia kui lahendus, et tõesti võrguühendused oleksid põhimõtteliselt valmis, et me pakuksime sellist fast track'i ja nüüd ka sel nädalal tuli uudis, et Euroopa Liiduga kirjutati alla siis Recovery Resilience Facility leping. Me saame ka sealt kuskil 30 miljonit, millega me siis Lääne-Eestis saartel parandame tegelikult võimalust, et oleks nii tuule kui päikeseelektrijaamidel võimalik võrguga odavamalt ja kiiremini liituda. Ja siis viimane punkt, mis puudutab avamerevõrku ja seda, et sisuliselt nii-öelda eelisarendada välja, nii nagu paljud riigid on seda teinud, võrk siis merel, et põhimõtteliselt oksjoniga müüa maha liitumispunkt juba kuskil merel, et keegi arendaja tuleb ja arendab selle valmis, et 2030 oleks igal juhul vähemalt üks 1000 megavatti avamere tuuleelektrijaama meil olemas. Sellele ei peatu. Ongi 5 minutit küsimusteks. Aitäh! Aitäh, Taavi Veskimägi. Ja nüüd on küsimuste voor. Siia ette pinki, palun. Okei. Heiki Hepner, palun. Ja, aitäh, Taavi. Ma tuleks selle väärtuskonfliktide juurde ja ma tegelikult lisaks siia omalt poolt küll ühe ja küsiks, kas sa oled sellega nõus. Sa seda ei olnud küll välja toonud. Et kas meil tasub uskuda autoritaarsete, mittedemokraatlike riikide süsinikuneutraalsusesse. Mina sellest isiklikult ei usu ja tegelikult, kui me vaatame ka Hiina plaane, siis ju ta kasvatab, ta on ka välja ütelnud ametlikult, et ta ei kavatsegi veel nii peagi mõtelda selle, ütleme siis süsiniku energia elektri tootmises või üldse süsiniku vähendamises ja ausalt öeldes ka kui me küsiksime Venemaalt, Hiinast, ka Valgevenest mingit dokumenti, et kas see elekter või see terasetonn või väetisetonnid on süsinikuneutraalsed, siis nad annavad täpselt sellise paberi, mida me küsime. Ja teevad täpselt nii, nagu nemad tahavad. Et kas sa usud sellesse, et nemad on ka, jagavad neid väärtusi, mida meie jagame? Mina ei usu. Nad kindlasti ei jaga neid väärtusi, mida meie jagame laiemalt. Sellega on raske mitte nõustuda, muidugi. Aga kindlasti selles mõttes on kindlasti minu nii-öelda võimekusest hinnata Hiina ja Venemaa poliitikat, et see on kindlasti üle minu võimete, aga kuidas mina nii-öelda lähenen sellele on see, et näha seda energiasektori dekarboniseerimist kui võimalust. Et me alati näeme seda kui riski, aga näha seda kui võimalust. Et meil on väga palju siiski ka alustavaid ettevõtteid alates Skeletonist, PowerUpist, Elkogeenist kuni lõpetades minu poolest selle Paldiski hüdropumbani välja, kelle ärimudel on ehitatud üles uue sellise energeetikamajanduse paradigma põhiselt. Et me oleme palju keskendunud sellele probleemile, aga ma kutsuksin üles nägema seal ka võimalust, sest ilmselgelt, kui vaadata ka Hiinat siiski, siis Hiina, eks ole, ütles, et nad kivisööst siiski elektritootmise lõpetavad, võtavad kasutusele maagaasi. Kui vaadata, et kui palju ja kus täna kõige rohkem taastuvat energiat installeeritakse, ütleme teravatt-tunni mõttes võimsusena on Hiina. Et kindlasti on seal ka nagu palju võimalusi peidus. Ja kolmas mõte, mis lihtsalt on see, et millest on ka vähe juttu või mis minu jaoks on oluline, on see, et ega see
see business as usual, ütleme, et me ei teeks mitte midagi, et see ei ole selles mõttes nagu ilma kuluta stsenaarium. Et noh, vaadates kas või seda suve, eks ole, on need üleujutused, on need põlengud, et noh, sellel on räme hind, eks ole, ÜRO on siin, kliimapaneel on välja arvutanud, eks ole, selle hinna, see noh, mingites triljonites, eks ole, noh, polegi, noh, mis on hoomamatu. Et ka see alternatiiv on nagu väga selgelt hinnastatav ja see, mis ma siin proovisin nii-öelda, kus ma sain siin niimoodi tähelepanu, mis ma proovisin tegelikult öelda, mis kuskilt välja lõigata, eks ole, oligi see, et see alternatiiv ei ole ilma hinnata ja see elektrihinna tõus isegi, mis praegu tundub nagu väga karm olevat, eks ole, selle nagu üldise kulu vastu, mis globaalselt kliimamuutus endaga kaasa toob, on tegelikult nagu väga väike. Et selles mõttes seda peab ka silmas pidama ja siis on nagu viimane nagu aspekt, et küsida, kuidas Eestit mõjutab, et noh, et las seal, noh, mis ei ole minu suhtumine, aga võib olla suhtumine, et noh, et las seal Saksamaa luputab ja las seal Californiast põleb, eks ole. Et kuidas see meid mõjutab? See mõjutab väga otseselt ja ma arvan, et mul on endal hästi meeles veel eelmisest elust, kui ma Rahandusministeeriumis olin, oli võimalus kohtuda tollase Maailmapanga presidendi John Wolfensoniga, kes veel mäletab, oli sellised asjad nagu Millennium Development Goals, kus siis Euroopa riigid, rikkad riigid andsid Aafrikale humanitaar- ja arenguabi. Kui ma mäletan, 0,45% GDP-st oli vist see target. Ja keegi loomulikult seda kunagi ei täitnud, ja siis Wolfenson sai Euroopa rahandusministritega kokku ja proovis neid veenda, et noh, et miks see on oluline, et anda Aafrikale. Ja ütleme nüüd niisuguses suletud ruumis oli tema sõnum väga selge, et sõbrad, et see on vajalik selleks, et osta oma lastele rahu. Ja noh, ma arvan, et see kliimamuutusega tegelemine nagu läheb väga selgelt nagu sellesse samasse kategooriasse, et kui sul ikka ei ole puhast joogivett seal kuskil, ütleme, ekvaatorist, ma ei tea, kui palju tuhandeid kilomeetreid ühes ja teises suunas, eks ole, sa hakkad nagu päevaga liikuma, kui sul midagi juua ei ole. Et me näeme seda kliimamuutuse mõju nagu rämeda survena, migratsioonisurvena oma piiridel. Selles mõttes me ei ole nagu, et noh, et ega see meid kuidagi ei puuduta, et noh, see 45 000 ruutkilti, et siin ainult nagu hundid ja karud jooksevad ringi ja siin pole mingit probleemi. See ei ole nii. Aitäh, Taavi. Üks kiire küsimus veel. Mul jääb vist küsimata, aga ma küsin vähemalt ühe küsimuse. Kas sa ei arva, et võib tekkida selline oht, et kui me need ilusad ideed, mis ma usun sellesse kõigesse kliimamuutuse juttu, et me näeme Euroopa Parlamenti, kus domineerivadki populistlikud parteid ja kõik see, millest sa räägid, hääletatakse maha ja Euroopa hakkab liikuma hoopis kuhugi täiesti tundmatus suunas? Jah, see on kindlasti nagu jällegi keeruline küsimus ja mis varustuskindlusega kuidagi kokku ei puutu. Teeme ühe küsimuse. Aga ja selles mõttes ma ütlengi, et olles nagu veendunud turuliberaal, et mul on nagu raske öelda seda, aga kindlasti selles mõttes on see tänane ka elektrihinna nagu šoki kompenseerimine nagu selles valguses oluline, et hoida enamus meie paadis. Et ma jagan nagu just seda sama arusaama, mis ma ütlesingi, et me näeme juba täna 100+ hinna juures, kus inimesed ütlevad, et mis meil sellest on ju, et ma selles mõttes nagu jagan, et süsteemid toimivad tasakaalus ja seda tuleb arvestada ja seda tuleb võtta arvesse, et minu meelest ka Eestis on nagu lihtne mingid samme teha, mis nagu turgu kuidagi ei solgi, vaid vastupidi, teevad nagu turgu paremaks. Et kõige lihtsam on poliitikutele see 100 miljonit, mis me täna kogume taastuvenergiana tasuna kokku. 100 miljonit võetakse ära, eks ole, kõigi meie rahakottidest. Sisuliselt see 100 miljonit kompenseerida näiteks tõesti sellest samast CO2 hinnatõusust, millest riigieelarve saab täiendavat raha, eks ole. Näitena. Või tõesti, et küsimus ongi, et mis puudutab näiteks aksiise või need administratiivseid komponente. Ma ei taha minna sinnamaani ja seal on loomulikult hästi palju õiguslikku ootust, et kas ta 53,7 fikseeritud toetus 12 aastat, et tingimustes, kus elektri hind on 200 eurot megavatt-tund, kas sa pead sinna peale saama veel 53,7 eurot megavatt-tunnist nii-öelda kõigi meie taskust nii-öelda nagu toetusteks. See on ilmselge ülekompenseerimine.
aga seal on mingid õigusliku ootuse küsimused, väga keeruline juriidiline raamistik, aga olemuslikult me saame kõik aru, et see pole ju õige. Aitäh. Aitäh, Taavi. Et kas me jõuame ühe küsimuse veel? Seal oli üks, kuna asi läheb põnevaks, siis küsime ühe veel. Mina küsiks niimoodi, et siin oli pikalt juttu, slaidide peal oli taastuvenergia ja roheenergia jutt, et seal slaididel oli seda tuuleenergia osa hinnas oli väga väike, aga Eestis on täna selline tingimus, et siin oli jutt, et merel ja kuskil saab nagu arendada, aga Eestis täna tegelikult on ju see tuulikute rajamine ju avaliku sektori poolt takistatud, et teatavasti on see kõrguse piirang, uued tehnoloogiad nõuavad vähe kõrgemaid tuulikuid, aga neid nagu enamus Eestisse paigutada ei saa, ainult mingi väike koridor täna on. Et kas siin ei ole meil mitte avalik sektor Eesti mõistes natuke seda asja nagu maha maganud, et Kaitseministeerium need paar radarit paremat osta oleks saanud nagu seda osa ka arendada, et see meie varustus kindlasti parandaks. Aitäh küsimuse eest. Minu parimas teadmises ju nüüd need kompensatsiooniradareid ostetakse, mis avab nagu päris suure ala tuuleelektrijaamade arendamiseks, et kindlasti. See on täitsa jällegi eraldi teema, eks ole, et see nii-öelda not in my backyard küsimus, eks ole, et ma arvan, et üks on see, mida te väga õigesti ütlesite, et mis on Kaitseministeeriumi probleem olnud, mulle tundub, et see lahendatakse ära. Aga mida ma nagu näen kasvavalt, on see, et keegi ei taha tehnorajatsi taluda oma tagaaias, et on see elektriini, on see raudtee, on see tuulepark, et ma arvan, et see on nagu kasvav probleem, et kas või meretuule arendamisel ikkagi täna kogu see kempluse mereala planeeringuga, et kuhu üldse oleks võimalik meres tuuleelektrijaamasid paigutada, et see kindlasti on olnud nagu by far nagu liiga pikk diskussioon ja me oleme jäänud siin maha. Ja miks ma ütlen maha? Sellepärast, et tuul on iseenesest nagu kannibaalne. Et Balti või Läänemerest läheb tuulefront üle nagu sisuliselt ühel samal hetkel, et nad söövad teineteist ära või teineteise kasumlikkust. Kuna nad töötavad kõik ühel ajal ja põhimõtteliselt need tunnid, kus on siis need tunnid, kus kõik töötavad, on hind sisuliselt maas, eks ole, ja sa saad neid tuuleelektrijaamasid panna kuskile piirini, et ta oleks investeeringuna tasuv, et sellepärast me ka rajame Läänemere või Liivi lahte loodetavasti selle võrgu ette ära, et see, kuigi siin on palju nagu ideid, et tahta tuuleelektrijaamasid avamere arendada, ei ole sugugi kindel, et nendest ka mõni jõuab ilma selleta, et me teeksime mingi eeltöö ära ka reaalselt investeerimisotsuseni. Et see ei ole nii kindel, sellepärast, et eriti põhjas, Soomes maismaatuul on ikka nii palju veel odavam ja kui sa oled meretuulega nagu otseses konkurentsis maismaatuuleelektrijaamadega, siis ilmselgelt maismaatuuleelektrijaamade kasumlikkus on palju parem. Okei, suurepärane. Ja aitäh. Aitäh, Taavi. Aitäh teile. Siin on mõned Rapla maitsed. Ja kuna sa oled aktiivne loodusliikuja, siis on siin väike kaart sulle, et sa võib-olla uue huvitava koha leiaks ja mõned pildid ka. Selge, aitäh teile.